Minu nimi on Ranno, töötan Directos tarkvaraarendajana ja nagu näha, olen siin täna ainuke, kes kohe jooksu ei pannud, kui kaamera kohale toodi. Käimas on Directo äritarkvara moderniseerimise projekt. Võib-olla olete kuulnud fraasi uus kujundus või uue funktsionaalsusega dokumendid. Kuigi me alustasime seda asja alguses välimusest ja kujundusest, oleme tänaseks jõudnud sinna, et meil on arusaam, et Directo äritarkvara tuleb täiesti algusest peale uute tehnoloogiate peale ringi kirjutada ja sellest tulenevalt oleme siis moderniseerimise projekti otsas. Ilmselt kuulsid ka, et eelmise aasta sügisest ei toeta Microsoft enam Windows 10. Ja täpselt samamoodi on neil plaanis lähitulevikus ära kaotada tugi tehnoloogiatele, mis on täna Directo selgrooks. Ehk siis tahes-tahtmata me ei pääse sellest, et me peame Directo uute tehnoloogiate peale ümber kirjutama. Aga see ei ole ka tegelikult ainuke põhjus. Teine suur põhjus on tehnoloogia muutus. Maailm liigub, maailm areneb. Kes mäletab siin internetti umbes 2000-ndate algusest, et toona oli meil suurteks tegijateks Net.ee, Reit, Orkut. Mina hakkasin umbes 2006 aastal internetti kasutama ja nendest kunagistest hiidudest on tänaseks järgi ainult toredad mälestused. Ja ka meie ei saa siis jääda sinna loorberitel puhkama ja peame muutuvate tuultega kaasas käima, pakkuma modernsele kaasaegsele kasutajale kaasaegseid lahendusi. Uued tehnoloogiad toovad väga palju uusi võimalusi. Minu jaoks üks kõige tähtsamaid asju on tarkvara juures tarkvara veakindlus. Uute tehnoloogiatega on meil võimalik panustada kõvasti rohkem tarkvara automaattestimisse, mis siis võimaldab seda, et kasutaja saab ennast tarkvaras veelgi turvalisemalt tunda ja saab siiralt usaldada seda, mis väljundit tarkvara talle annab. Directo kui selline tegelikult üritab lahendada ära hästi paljude erinevate kasutajate hästi erinevaid probleeme. Sellest tulenevalt siis, kui ühe lahendusega üritada hästi palju probleeme ära lahendada, siis see lahendus on hästi suur ja kui võtta mingisugune dokument või vaade Directos lahti, siis kõigest sellest tulenevalt on välju või mingid andmeid seal, mida mingid kasutajad ei kasuta, jällegi teised kasutavad. Ja need, kes seda ei kasuta, nende jaoks on see sisuliselt müra. Ehk siis mida me üritame uuega saavutada, on, et kasutaja saaks Directot kõvasti rohkem enda jaoks kujundada. Et ta saaks näiteks dokumentidelt mingisugused väljad ära peita, enda jaoks teise järjekorda tõsta, mingid asjad, mis tema jaoks on tähtsamad, rohkem kergemini esile tõsta. Et ei oleks kasutajaliideses niivõrd palju müra ja et Directo oleks tõsiselt siis konkreetse kasutaja jaoks rohkem personaliseeritud. Ja viimase asjana kindlasti ka kiirus. Kui ma ütlesin, et minu jaoks on tähtis, et tarkvara oleks hästi veakindel, siis ma arvan, et nõustud ka, et tarkvara peaks ka lisaks kiire olema. Nagu ma enne ütlesin ka, siis Directo on hästi suur, et kuna me üritame lahendada jällegi hästi palju erinevaid probleeme, siis Directo on tänaseks Eesti maastikul üks ka sügavama funktsionaalsusega tarkvarasi. Meil on täna moderniseerimise projektis umbes 500 000 ehk 500 000 ridakoodi ja me ei ole kaugeltki veel sellega ühele poole jõudnud. Ja et see number kuidagi nagu elulisemaks tuua, siis ma toon teile näite, et see rakett, mis esimesed inimesed kuule viis, sellel oli umbes 400 000 ridakoodi, ehk siis kõvasti vähem, kui meil seda on täna. Võib-olla aitab mõista seda, et miks ei saa kõike üleöö tehtud, et koodi maht on hästi suur ja meil on hästi palju tööd ees. Ja Directo on ikkagi üle 20 aasta arenduses olnud ja isegi parema tahtmise juures seda 20 aastaga tehtud tööd üleöö ringi ei kirjuta. Teiseks suureks probleemiks on puhtalt siis psühholoogiline aspekt, ehk siis kõik me oleme ikkagi oma harjumuste orjad. Mina näiteks olen üritanud viimased 3-4 aastat oma kofeiinisõltuvust maha jätta. Ei ole õnnestunud. Ehk tean väga hästi, kui keeruline on vanu harjumusi murda. Ja ka Directoga. Inimesed on harjunud seda mingil viisil kasutama ja uue kujunduse ehk siis moderniseerimise projektiga üritame mingit kasutuse viise paremaks teha. Aga siin me siis takerdumegi selle otsa, et see nõuab ka kasutajatelt tahes-tahtmata mingisugust õpikõvera ületamist. Et me ei muuda Directos asju mitte ainult oma suva järgi või lihtsalt, et muuta, vaid me päriselt ka usume, et see uus lahendus, mida me pakume, on kasutajate jaoks kokkuvõttes mugavam ja teeb nende elu lihtsamaks. Moderniseerimisprojekti alustasime me dokumentidest ja dokumentidega oleme jõudnud võrdlemisi kaugele. Tänaseks on meil sisuliselt kõik Directo dokumendid alustatud ja hästi paljud on ka jõudnud sellisesse faasi, et need on täna kasutusel.
päris klientide käes ja väga paljudel näete ka seal üleval kuskil tööriistaribal nuppu proovi uut. Et julgustan teid uue kujundusega dokumente proovima ja vaatama ise need uued feature'id ja lahedad vidinad, mis me sinna juurde lisanud oleme, et need siis üle vaadata. Aga lisaks dokumentidele on meil ka aruanded. Alustasime nendega siin umbes 2 aastat tagasi. Need on jõudnud nii kaugele, et osad neist on täna klientide käes kasutusel. Esimese asjana üritaks lõpuni teha funktsionaalsuse, mida me ei ole jõudnud veel vanast uude üle tuua. Ehk siis, kui sa ootad mingisugust asja, mida vanast said teha ja uues ei saa, siis ikkagi lähitulevikus on meil plaanis kogu see funktsionaalsuse komplekt ikkagi uude üle tuua. Aga sellele lisaks tulevad ka uued asjad, mida vanas ei olnud. Igasugused lahedad uued feature'id, nagu ma enne mainisin, Directo läheb palju paindlikumaks, kohandatavamaks, töökindlamaks. Selle kõrval on meil veel plaanis peamenüü moderniseerimine. Tänane Directo peamenüü on võrdlemisi paindlik, kujundatav, aga me tahame ikkagi saavutada mingisuguse veel kõrgema taseme. Registritega oleme alustanud, lehitsejaga oleme alustanud. Lõppeesmärk on saavutada see, et meil on terve Directo siis moderniseeritud ja uute tehnoloogiate peale üle viidud. Aitäh! Sinuga oli väga tore vestelda. Tänud nende põnevate küsimuste eest ja lõpetuseks julgustan sind uut Directo funktsionaalsust proovima. Kaeme üle seda, mis me sinna lisanud oleme ja julgesti ka meile siis tagasisidet andma.